Kui sa tellid kuskilt paki ja tahad seda otse loomulikult võimalikult kiiresti kätte saada, siis tulevad mängu just nemad, tragid laotöötajad. Tänases saates saame teada, kes on kõige parem noor laotöötaja. Tänane võistlus toimub Järvamaa rakenduslikus kolledžis, mille õppehooned asuvad nii Paides kui ka Säreveres. Peamised õppesuunad on seotud maaelu, tehnika ja teenindusvaldkonnaga. Sügisel saavad siia õpilased tulla omandama ka uusi erialasid. Neil on võimalik õppida loomaarsti assistendiks või sotsiaaltööd ja heakorra teenuseid. Meie tänane võistlus keskendub aga hoopis pikaaegsema traditsiooniga laotöötaja erialale. Tegelikult see laotöö on ju logistilise protsessi üks osa. Ehk siis justkui nagu visiitkaart. Logistikas on hästi palju erinevaid protsesse ja laotöö on nüüd see viimane väljund, ehk siis tarneahela viimane lüli. Laotöötaja eriala sobib sellistele õpilastele, kellel on see süsteemsus olemas, sest ega laotöö ongi süsteemsuse rakendamine oma töös. Kokkuvõtvalt võiks öelda niimoodi, et kogu maailma kaubandus liigub läbi lao tegevuse. Ja üks vale otsus selles töös võib peatada terve tarneahel. Minu kõrval seisavad Eesti parimad noored laotöötajad. Täna on võistlejaid 6 5 erinevast koolist. Ma arvan, et ma võiksin olla järgmine noormeister. Ma oskan seda kõike. Ma olen lihtsalt nii kindel endas. Kõigepealt ootab neid ees põhivooru ülesõne ja siis selgitatakse välja 3 parimat, kes liiguvad edasi finaalvooru, sest seal saamegi teada, kes on meie noor meister. Ma tahan esimest koha ka, no aga vaatame. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Väga hea, aga siis alustame. No ma loodan, et ma saan hakkama. Alustame võistlusülesandega number 1, kauba vastuvõtt ja ladustamine. Selleks on aega 20 minutit. Palju edu! Tere! 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 Teie tellitud kaup on kohal. Kuller tuleb lattu ja tal on kaasas teatud hulk pakke. Ja laotöötaja, kes siis võtab kulleri vastu, hakkab neid pakke kõigepealt siis vaatama, et kas need pakid on temale kuuluvad ja sealt välja võtma siis temale kuuluvad pakid. Tundub olevat üks pakk rohkem. Ta peab tuvastama selle, et seal võib olla pakke, mis ei ole tema omad. See on esimene ohukoht. Siis lisaks see, et tihtipeale on pakid vigastatud. Ta peaks olema suuteline siis vigastusega paki üles leidma ja juhtima siis kulleri tähelepanu sellele. Ja loomulikult on viisakas suhtlemine alati asjakohane, et kuller on ikkagi teise ettevõtte esindaja, kes siis tuleb nagu meile külla lattu ja siis tere ja head aega ja aitäh ja palun ikka kuuluvad asja juurde. Nii, aitäh! Aitäh teile! Ja loomulikult kulleril on tihe töögraafik, et teda ei tohi jätta niisama siis sinna seisma nii kaua, kui sa oma toimetusi teed. Ma lähen järgmise kliendi juurde, mul on vaja seda. Kui kuller on juba lahkunud, siis hakkab laotöötaja neid pakke avama ja kontrollima, et paki sisu vastaks siis dokumentidele, mis siis on pakiga kaasa pantud. Ja peale seda siis ta peab need tooted paigutama riiulitesse, õigetesse kohtadesse ja jälgima, et need tooted oleksid ikkagi kehtivad ja parim enne ja külblik kuni ka oleksid sobivad. Ma arvan, et kõige suurem konkurent võib Martin olla. Mul on üle-eelmisest aastast tugev põhi all. Suutsin saavutada esimese koha. See aasta tulin oma tiitlit kaitsma.
Nooremeistri tiitlit teist korda võitma tulnud Rakvere ametikooli õpilase Martin Tolgi kõrval asuvad võistlema Jekateriina Ruusamäe Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Mihhailo Lõska Tallinna Tööstushariduskeskusest, Karola Neuhoff Valgamaa Kutseõppekeskusest, Oskar Kasekänd Tallinna Tööstushariduskeskusest ning Karmen Ipsberg Järvamaa rakenduslikust kolledžist. Ma ei teadnud üldse, mida ma edasi tahan õppima minna ja siis ma vaatasin ringi, mida erinevad kutsekoolid pakuvad ja logistika nagu kõnetas kuidagi, et tundus selline asi, mida ma tahaksin ka õppida. Ma õpin veokorraldaja logistikuks ja vaadates natukene töövõimalusi ja palganumbreid, siis tundus, et sobiks täitsa töö, mida võiks teha. Mul ema töötas logistikas ja sellepärast ma nagu arvasin, et lähen ka logistikas. Alguses tahtsin tegelikult kokaks õppida. Ema ütles, et aitab küll sellest koka erialast, et meil neid kokkasid on niigi palju seal suguvõsas. Isa on veoautojuht, sugulasel on oma transpordiettevõte. Tahtsin minna veoautojuhiks õppima, kuid Viljandi jäi Rakverest liiga kaugele. Kõige parem alternatiiv oli veokorraldaja logistika eriala ja seda ma siis õppima läksin. Ma valisin selle eriala, sest sõbrad rääkisid sellest erialast ja mul pakkus see huvi. Mu isa töötab logistika valdkonnas ja tema ütles mulle, et tahad tulla sinna proovida ka seda erialad. Ja ma ütlesin, jaa, miks mitte? Võistlus käib ja mina olen siin, ütleme niimoodi, et võib-olla ühe parima laotöötajaga, kes üldse kunagi eksisteerinud on. Ise osalesin noormeistril 2020. Minu kõige tugevam külg on siis kiirus. Nõrk külg on see, et ma lähen liiga pabinasse. Too päev oli hästi keeruline ja palju emotsioone. Mina olin siis võistlejana ikkagi selline rahulik. Kindlasti oli minus väga palju närvi sees, aga ma ei näidanud seda väga välja. Kogu aeg tiksus see kell kuklas. Yes! Saavutasin siis oma esikoha, nii nagu soovisin. Väga tore on tagasi olla siin kohtunikuna ja hinnata teisi võistlejaid samamoodi, mida mina siis tundsin tollel päeval. Ma näen, mingi karbi sees on mingisugused asjad. Meil on siin näha, et meil on õrnad kaubad. Sa ilmselt tahad, et ma hakkaks neid asju pakendama põhimõtteliselt. Just täpselt. Kuidas just õigesti seda asja teha? Saad valida ainult, millisesse sa pakendad. Aha, näiteks sellise. Oskad ikka pappkasti kokku panna? Ma teen sellega. Niimoodi. Põmm! Väga hästi. Selle põhja alt võiks ennem kinni panna. Muidu sul lihtsalt kukuvad asjad alt. No täitsa variant on, jah? Nii, selle. Masin seele. Ja nüüd panen siia pappkastile peale ja tõmba. Kas ma näitan ette või? See võiks olla variant küll, jah? No põhimõtteliselt on niimoodi. Võt. Nii, mis iganes see on, paneme siia või? Väga ei mahu vist? See ei mahu jah sul, aga siis ei mahu. Võtame midagi muud siit, väiksemat sorti. Võt need võid mullikilesse pakendada, et ära ei kriimustaks. See on väga hea. See on... Kui närvid on läbi, siis... Tõesti, see on mõnus. Lihtsalt mässid sinna sisse. Mässin sisse, midagi sellega juhtuks. Ja, just. Võid seda ka mässida siia vahele. Mis selle point on? Et asjad ei loksuks seal sees ja siis kriimustada teised ei saaks. Aha. Selle panen kuskil siia vahele või? Jah. Nii nurk. Nii väga hästi. Kas see läheb nüüd enne või? Jah, väiksed enne. Suurepärane. No võt. Võib-olla uus noormeister. See ei ole ilmselgelt mingisugune viieline töö. Viieline töö, aga anname tugevalt 4. Aitäh. Jaa, aga siis võtame veel suurema äkki midagi. Võta kõige suurem juba. Kuidas see nüüd käib sinna? Sellega on natukene keerulisem, jah? Ma ei julgegi tead. Okei, teeme koos. Põmm. Põmm ja põmm. Nii, viskame selle peale. See tuli juba kenasti. Ei taha minna. No jõudu on vaja, jõudu. Sõid ikka hommikul putru või? No väga ei söönud. Dieetan, vaata. Nii. No, siia ikka mahub asju. Laotöötaja töö on väga tähtis amet. Tänu neile jõuavad poelettidele meie igapäevavajadused, tehnika, sisuliselt kõik, mida inimesed tarbivad. Püüame selle kõik mahutada siia ära. Küsimus ongi selles, et kuidas?
nii, aga alustame taldrikutest. Igale taldrikule tegelikult paneme sinna vahele nüüd midagi pehmet, et ta ei kriibiks siis teist taldrikut ära. Igale sellel taldrikule? Jaa, kiht tuleb alati sinna panna. Üleüldiselt on väga huvitav eriala, mida õppida muidugi ja palju töövõimalusi on sellega. Ja mulle meeldib, et vaheldust saab, et ei ole kohe üks ja sama asi. Ja see võiks olla ümbritsetud siis selle mullikilega jällegi. Kausid saab siia taldriku peale panna. Paneme. Nii. Sinna peale panna. Need on väga hästi juba pakendatud. Ma räägin. See on nagu nii rahustav töö, et tegelikult vaata niimoodi vaiksed pusid. Lihtsalt vaikselt võtad aega. Jaa, täpselt. Mis on kõige raskem toode, mida sa oled pakendanud? Elektroonika võib-olla on üks raskemaid. Minu jaoks on raske see, et kui ma üldse midagi pakendama pean, vaata. Kui vahepeal mingid asju pean saatma, siis on nagu see, et eks ta ongi tüütu ise pakendada, et hea, kui keegi ikkagi ära teeb selle töö. Paneme kokku, teibiga kinni ja saamegi ära saata juba. Enne need, siis see. Asi on käpas juba. Muidugi. Ja siia tuleb veel siis need märgised, on ju, et klaas, taara, kõik, mis siin on, et kuller ei hakkaks seda loopima kuskile ja ongi valmis. Aitäh sulle. Me vaatame, kuidas meie võistlejatel läheb loodetavasti natuke ladusamalt kui mul siin. Esimeses ülesandes pidin ma siis õiged kaubakullerit vastu võtma, kontrollima, et need on ikka mulle. Kassi sees oleva kauba vastu võtma, kontrollima, kas on õige kaup ja panema riiulitele. Aega, ma arvan, oli piisavalt, aga kaupa oli rohkem, kui ma eeldasin. Ma ei jõudnud kahjuks kõikidele dokumentidele allkirju panna, sest oligi ajapuudus. Sul on jäänud 5 minutit. Põhiülesanded sain ma õnneks tehtud ja loodetavasti ka õigesti. Sisetunne ütleb, et sai täitsa okeilt, nii et sellega on vähemalt hästi. Kaup, mis mul oli tagastatud siis kellegi teise poolt, see jäi mul natukene kõrvale, sest aeg sai enne otsa. Tal oli selles mõttes ikkagi suht struktureeritud see, et ta ei jooksnud edasi-tagasi. Mul jääb mingi 5 minti veel ja ma lõpetasin. Ainult mul tuleb natuke raskus, ma ei teadnud, kus tühi karp panna. Ma lihtsalt panen see tagastus, et nad võtavad see tagasi. Ma hakkasin 2 kasti lahti tegema, siis ma panin need ära vahepeal. Siis ma tegin ülejäänud kassid lahti ja siis hakkasin alles ära panema neid. Ma arvan, et mul jäi umbes veel 5 minutit puudu, et oleks saanud viimased asjad ära panna ja ära kontrollida. Üldseis oli hea. Oleks võinud rohkem aega olla. Mulle tundus, et asju oli niivõrd palju, mida ladustada, mida kontrollida. Mina isiklikult jäin aja hätta. Pidin valima hakkama, millised on prioriteetsemad asjad, mille eest võiks rohkem punkte saada. Tuli teha valikuid. Kuller andis meile kaupa, aga seda kaupa oli nii palju. Mul on selline tunne, et ma tegin midagi valesti ja ma olin väga närvis. Mul oli selline hirm suur, et mul läks kõik peast ära. Ma võiks olla kiirem, sest mul ei jäänud aega, et kõik kaup riiulitele paigutada. Nii, ülesande lahendamise aeg sai läbi. Las ta jääb nüüd niimoodi. Hakkasin kontrollima, et mis kaup on minu, mis kaup on teise inimese oma. Ja siis hakkasin vaatama need kaubad, mis karbi sees on. Võttis liiga palju aega, hakkasin paigutama need kaubad. Paigutasin, vaatasin, et kõik okei ja aeg lõppes. Mul jäi tegemata koristamine, liiga palju võttis aega kontrollida need kõik asjad. Pakenite märgistus, see on nüüd see osa, mis ta oli tegemataks, et nüüd sealt ei võtnud välja seda vale. Vigast ta ei võtnud välja, probleemi ta ei lahendanud korrektselt. Võistlejad hindavad kohtunikud. Ensto Estonia tootmisplaneerija Kaisa Lumiste. NG Logistics juht Maarja Kõiv. Noormeister 2020 Agnes Klaar. Proloog juhatuse liige Peep Tomingas. Coop Järva juhatuse esimees Tiiu Lunts. Ja Via 3L Eesti tegevjuht Urmas Uudemets. Kauba vastuvõtt on logistikahelas üks kriitilisemaid punkte, kust kõik algab. Ehk siis sealt ei saa mingit jama läbi lasta. Kahjuks esines palju seda, et
kullerile, kas anti kõik saatelehed tagasi või ei antud üldse midagi tagasi ja kas neid kaupu reaalselt ka kontrolliti vastavust saatelehel. Kaubakontroll oli praktiliselt olematu. See oli paraku asi, millele tuleb rohkem edaspidi keskenduda. Kauba vastuvõtul peab kontrollima ka siis seda, et kas kaup on terve. Ükski võistleja ei suutnud leida üles vigastusega pakendit ja selle tõttu siis järgnevad tegevused olid ka puudulikud. Samuti oli sinna kaupade hulka ju ära peidetud ka üks tagastus, mida tegelikult ei olekski pidanud lahti võtma, oleks pidanud lihtsalt vastu võtma ja paigutama siis õigesse tsooni. Et selleni jõudsid võistlejad alles päris lõpus. Aga üldiselt positiivse poole pealt töövahendite kasutamine pigem oli ohutu. Ja oli näha seda, et inimene mõtles läbi kogu teekonna. Aeg on logistikaahelas väga oluline, aga kui me räägime kauba vastuvõtuprotseduuridest, siis seal on kvaliteet pigem, ma arvan, kriitilisem. Kvaliteet kiiruse ees, ma arvan, oli selle osa märksõna. Minu meelest oli töötempo täitsa normaalne, et varasematel aastatel ma olen tähele pannud, et ikkagi hakatakse pigem rabistama, asjad hakkavad kukkuma ja tekivad ohtlikud vead. See aasta seda ei olnud. Võistlejad on põhivooru ülesannetega jõudnud poole peale, ehk pool on veel ees. Ma saan hakkama ja tulen finaali. Pärast pausi liitub meiega üllatuskülaline, sisulooja Darja Pastak. Nägid, kuidas mul läks? Tegelikult see lao spetsialisti töö ei ole lihtne üldse. Laotöötajate nooremeistri võistlus jätkub. Võistlejatel on pool ülesannet tehtud, aga enne, kui me laseme neil töödega jätkata, siis kutsume siia tänase saate üllatuskülalise, kelleks on Darja Pastak. Tere, Darja! No räägi, sisuloojana, kas sa oled kokku puutunud laotöötamisega? Otse loomulikult. Mis siis täpselt teinud oled? No kunagi olin seotud ühe poodiga ja siis laos ikka käisime. Ja vot, ja mis oli minu põhiülesanne? No, filmida mingit toreda reelsi. Vot, ja siis, mis see andis teiste laotöötajatele? Väga palju, sellepärast neil oli see väga rõõmus ja lõbus ja siis nad oli selline positiivsed väga ja terve päev nad töötasid kiiresti ja hea tujuga. Et siis jah, minu panus oli väga suur. Sa olid ikkagi rohkem seal mitte nagu töötaja. Ma ei tea, mida sa vihjed praegu. Motivatsioonitöötaja. See on kõige oluline. No ei, tõesti. Selles mõttes ka ma räägin, et täna sa saad päriselt seda proovida ja teha. Ja, vot see kurma või korma. Ja sa saad seda varsti proovida. Meie võistlejad juba tahavad siin vaikselt edasi toimetada. Need laseme neil toimetada. Sinuga varsti näeme ja me jätkame võistlusega. Alustame võistlusülesandega number 2. Tegemist on kauba komplekteerimisülesandega ja vigursõiduga väljastusalale. Aega on 15 minutit. Nendel on siis see saateleht, kus on kõik kogused kirjas, kaubad kirjas ja nende ülesanne on siis need kenasti ära mahutada, paigutada ja kindlasti jälgida neid märgiseid. Kui on elektroonika, kas ta peab püsti olema? Mul sees toimub natuke nerviline, et ei tee midagi valesti ja nagu ka rahuline, sellepärast kui sa oled rahuline, siis sa kõik kontrollib ja nagu teeb kõik hästi. Aeg tiksub sul kogu aeg kukles, et ei saa niimoodi, et võtan hästi rahulikult, sest et ega päris tööeluski sa ei saa nii rahulikult seda võtta. Teine asi on see, et kuidas sa paigutad neid. Üle euroaluse ei tohi olla kui ainult siis 1 sentimeeter, mis on lubatud. Teine ülesanne oli lihtsam kui esimene, aga võttis rohkem aega, et otsida need kõik kaubad ja paigutada kõik hästi. Ja siis võttis aega ka seda kile panna. Kas sa võtad läbipaistva kile, kas sa võtad selle musta kile? Musta kilega on jällegi see turvalisus, et ei paista elektroonika sealt välja või mingid kallimad kaubad, et ka seda jälgida seal. Algul ma lihtsalt ei saanud aru. Ma läksin nagu närvi, ma ei saanud mitte midagi aru. Pärast sain aru ja ka oli juba hilja. Panin kõik kaubad aluse peale ja hakkasin juba kiletama, aga aeg sai täis. Aeg, aitäh! Aeg oli 15 minutit, aga oleks võinud näiteks 20, siis võib-olla, kui oleks ma veel
natuke kiirem, siis oleks jõudnud kõik teha. Teises ülesandes ma pidin siis kaubad panema aluse peale, ära kiletama ja väljastusalale viima. Kaubad ma jõudsin ilusti aluse peale ära panna ja ma jõudsin pool kaupa ära kiletada, enne kui aeg otsa sai. Aeg, aitäh! Ma olin isegi üllatunud, et ma jõudsin nii palju ära teha, sest ma arvasin ka, et ma jõuan ainult ära panna asjad ja ma ei jõuagi kiletada. Ta ei jõudnud lõpuni, aga iseenesest ta ei teinud üleliigseid kihte. Muidu oli väga hästi. Jah. Paneme võistluse korraks pausile ja proovime ise, kuidas seda ülesannet teha. Minu kõrval on Darja, kes teab sellest asjast absoluutselt kõike. Ma isegi tean, et see Rukla nimi on. Rokla. Aga tegelikult isegi Rokla, nagu ma tean, et vist ei tohi öelda. Aga õnneks vaata, meil on veel suurem ekspert. Aga lõikame pärast. Tegelikult on ta käsikahveldõstuk. Käsikahveldõstuk. Ja tõesõnaga nüüd, Agnes, nagu ma aru saan, võistlejad siis ikka selle käsikahveldõstukiga praegu toimetavad ja peavad täpselt kõik asjad sinna peale panema, maha laadima, peale laadima. Sellist tööd teavad laotöötajad igapäevaselt, et need on täiesti tavaliselt nende ülesanded, mida nad peavad tegema. Me hakkame siis sama asja proovima. Meie hakkame sama asja tegema. Manööverdamine on väga lihtne. Saad proovida ise seda varsti, kuidas sellega manööverdada on, et kas sa lükkad teda, aga pigem soovitan siis tõmmata enda järgi. Darja, tahad proovida? Jaa, kindlasti. Okei, aga siis anna meil ülesanne ette, mis me tegema peame. Me tahame täpselt nagu võistlejad olla praegu. Sest on Roklad. Käsikahveldõstuk. Meil on siin üldsegi ennem kaubad, mis tuleb euroaluse peale paigutada korrektselt siis. Jälgige kindlasti siis neid märgiseid, et kas ta peab olema püsti, pikali või mis need märgised märgiseid, jah? Jah, täpselt. Okei. Mis te soovite nüüd pakendada? Darja, mis sa soovid pakendada? No vot see, ma arvan, väga sobib. No vaata, sul on nii ilus. Kohe näha, et sa oled zoomer ja sportlane. Kohe vot niimoodi. Ma näen juba. Seda ei ole mind nimetatud. Euroalus on teil üles... Alati on esimene kord kunagi. Darja, mis sa arvad? Paneme äkki veel midagi juurde? No... Paar asja võiks veel panna ja siis pakendame. Võtame see kastekantsele pärast neid suvitööd alustavad. Palun väga. Ja Andrei, mis sina valid endale? Ma võtan näiteks mingi siukse asja. No, varst tolmuime. Ma võt sulle nalja. Kui kaubad saavad nüüd euroaluse peale, siis tegelikult me pakendame veel kilega ta ümbert. Nii, ämber olemas. Veel midagi? Darja. Ma arvan, et soovid täidetud. Okei või? Jah. Davai, siis paneme kile ümber. Üks on siis läbipaistev kile ja teine on must. Mis sa valid? Läbipaistev on siis see, kus paistab kõik välja. Must kile. Aitäh sulle seletama. See oli ootamatult, aga jah. Läbipaistev ja paistab läbi. Nii, musta kile siis eesmärk ongi see, et mitte miskit ei paistaks välja, kui transport on, juht ei näe, mis seal sees on. Ja, et juht ei piilu, jah? Ja, turvalisuse pärast, et oleks kõik kaetud. Kui me siia peale vaatame, siis ma arvan, siin ikkagi ütleme pea 500-600 eurost asju on, ma julgelt. Kas sellel on ka mingisugune nipp või taktika? Ja, täpselt. Tõmba natukene rohkem seda, siis paned ümber euroaluse, sealt kinnitad selle kile. Aga šlefik on ka vaja teha? Ei ole vaja. Kui sa tahad, siis kuidagi ei ole pidu. Ja nüüd sa hakkad siis ümber selle euroaluse käima. No ma siis hakkan filmima Reelsi, kuidas Zevakin siis... Ja kõik nurgad kinnitada. Sul nii ilusti läheb, ma siis ei sega sind liiga. Jätka. Nii, võtame selle ära. Rokla. Aga kuidas sa jätsid praegu? Vaata, kus ta sõidab. Õnneks kedagi taga ei olnud. Just rääkisin ohutusest. Vaat niimoodi. Daša Pastak pestis praegu väga ohtlik olukord oli. Tegelikult see lao spetsialisti töö ei ole lihtne üldse. Ja nüüd? Nüüd läheb uuesti järgmine tiir. Järgmine tiir? Ja, et sa kataksid kõik selle kauba ilusti ära. Mu seljale väga hea. Väga tubli, väga. Aga sa oled sportlane. Mõnikord on vaja lihtsalt sirgata see selg ja siis... Sirutada, jah. Kiirus, Andrei, kiirus on ka oluline, vaata. Jah, täpselt. Ega siin ei ole aega. Aeg tiksub. Kuna seda kile läheb ikka ju jõhkralt. Seda läheb natukene ikka, jah. Well done. Ei ole midagi ju nii lihtsalt. Ma olen sinu cheerleader. Motivatsioonispiiker on mul siin kõrval, vaata. Nii. Väga ilus. Ja nüüd on valmis pakendatud, siis on vaja käsikahveldõstuk võtta. Tõstad kauba üles ja lähme teeme vigursõidu ka. Viime ta väljastusalale. Vigursõidu. Nüüd on vaja tõsta see natuke, jah. Tricep push saama. Vaata niimoodi või?
Mitu korda? Mitu korda niimoodi, et kaup on üleval siis sul. Riitsed suugama ikkagi. Aha. Nüüd ta tõuseb, vaata. Nii. Ja nüüd sa saad liikuma hakata siis. Nägid, kuidas mul läks? Proovime nüüd kohe, sest niimoodi. Sul läheb nii hästi, nagu sa iga päeviti selle sujud selle... Kuidas see on? Ai, läks pihta. See on mingi testi osa või? Lõikame selle. Ei ole ikka. Ei, no muidu läks ideaalselt sul. Nii, kuhu nüüd? Ainult noolte järgi. Ainult noolte järgi ja me teeme vigursõite, et kastides ei tohi sõita sisse. Pihta ei tohiks üldse minna, siis kaotad punkte. Aga kui natukene... Ei, natukene ka ei tohi. Väga hea. Kuule, see on ju... Nii hästi ju. Reits manööverdamine. Filigraanne. Nii närviline töö. Arvad? Jaa. No nii, väga hästi siit. No kuule, kastid jäid alles vähemalt, jah? Kastid jäid alles tõesti. Jaa, sul on kõik töö juba tehtud. Ja nüüd pargid ennast sinna joonte vahel ära. Parkida oskad? Parkida oskan. No, tähtsed nagu autogagi. Super. Nii, ja see euroalus peab siis selle... Mis oli peaauhind? Peaauhind? Jaa, kas me võidame kindlasti? Te võidate selle kogu kauba. Saate endale koju viia. Ja nüüd keerata turvaasendisse ka veel. Ja lõpetatud. Väga hästi. Noh. Väga tubli. Aitäh, Agnes, õpetamast. Aitäh. Saime targemaks. Ja jätkame võistlusega, kus jällegi loodetavasti nad natuke siin teevad neid asju paremini kui mina ja Darja. Teises ülesandes pidin ma siis kaubad kaubaalusele panema ja kaubaaluse viima väljastusalale, aga see oli natukene teistsugused kaubad, kui ma eeldasin. Triikimislaud ja mingi hari, mis ma pidin kuidagi panema sinna ja see oli natuke raske, aga ma sain enam-vähem ilusti tehtud ja siis kiiresti ära kiletatud ja sõidutasin selle sinna alale, mis oli, ma arvan, sekundite küsimus, kui see aeg olekski lõppenud. Aga sellega ma olen ise üllatunud, et ma jõudsin õigesti aega selle. Eeldasin, et sellega mul ei lähe nii hästi, ma just eeldasin pigem, et esimese ülesandega läheb paremini. Paigutus oli kaubaalustel natuke raskus, et oli mingi võrras kaupu, mingi imelik oli. Aga ma saan hakkama ja kiileda saan ka ilusti. Jäin taaskord ajahätta, ajataju kadus endal ära, ei osanud aimata, palju olen kulutanud. Seega hakkasin taaskord mõtlema, et mis võiks mulle rohkem punkte anda. Ja siis läksin vigursõitu tegema, et võiks justkui anda taaskord rohkem punkte. Võistlejad peavad siis vigursõitu tegema käsikahveldõstukiga. Saavad seal kastide vahelt sõita ning kaubaaluse viia väljastusalale ja kenasti ära parkida. Vigursõiduga ei läinud mul raskelt, sest mul pole kunagi seda probleemi olnud, et ma ei oska rohkem sõita. Piisavalt suured vahed olid vahele pandud, et ma sain ilusti läbi kõigest ilma nagu mingi ekstra manöövreid tegemata, mis oli selles mõttes kergem. Seal võib juhtuda seda, et minnakse kastidele vastu, sõidetakse kuskile ohtlikult vastu niimoodi, et kaup võib viga saada, et siis kahjuks selle eest ja punkti ei saa. Aga kui kenasti läheb sujuvalt, siis on kõik väga hästi. Vigursõit oli hea, väga lihtne. Mul ka jääb mingi 2 minti veel, et teha see ülesanne ja ma lõpetasin. Kaamerad mingil määral tekitasid pinget. Ma küll ei vaadanud neid või silmaga ei otsinud neid. Ma teadsin, et nad on. Pigem lihtsalt see võistlusnärv ikkagi oli see, mis täna vedas alt. Võistlejatel oli siis pidev probleem ikkagi see aeg. Jäädi liiga palju mõtlema sinna ja seda kauba valikut just vaatama. Aga see on iga aasta olnud. See on nagu läbi probleem. Kiiremaid liigutusi tuleb igal juhul teha. Ja kohad, kus võivad kohtunikud punktid ära võtta, ongi need, kus ma tegin natuke aeglasemalt. Ja nagu me nägime selles vigursõidus, need, kes selleni jõudsid ka, siis seda oli õpitud koolis, et seal ei olnud vigu ega ei olnud puuteid, et see sooritati ju tegelikult väga hästi sujuvalt. Ja ilusti pargiti sinna joonte vahel ära, nii nagu peab. Seal ei olnud otseselt ju keegi ei eksinud rängalt millegi vastu, lihtsalt ei jõudnud seda teha. Kõik taandub selle sama aja planeerimisega. Eks harjutamine teebki meistriks. Põhivooru ülesanne on tehtud, kohtunikud on kõik tööd ära hinnanud ja nüüd saamegi teada, kes on need 3 parimad, kes liiguvad edasi finaalvooru, sest seal selgubki meie noor meister. Nimed ütlen ma juhuslikus järjekorras.
esimene finalist on finalistide väljakuulutamine oli päris pingeline. Karmen. Üllatav. Ma tegelikult ei eeldanud seda, aga näitab, et ma arvan endast vähem, kui ma siis oskan. Teine finalist on No loodan, et olin finaalis. Mihhailo. No tunne on väga hea. Ja viimane finalist on Kui 2 nime oli kõlanud, siis süda ikka puperdas sees. Martin. Kuju on hea, tundub, et õnne oli täna. Palju õnne teile, aga teeme ka teistele võistlejatele suure aplausi. Hetkel on suur pingelangus, kui finaalvooru eel siiski hakkab närv uuesti sisse tulema. Varsti kohtume teiega finaalvoorus, kus selgub järgmine noormeister. Ma arvan, et kui ma piisavalt pingutan, siis ma saan ikka hakkama sellega. Laotöötajate nooremeistri võistlus jätkub. Ma olen pigem vist rahulik, ma närvitsesin kõik ära enne esimest ja teist harjutust, nii et nüüd ma olen üsna rahulikult sinna pigem elevil lihtsalt. Minu kõrval seisavad 3 finalisti ja varsti me saamegi teada, kellest saab järgmine noormeister. Ma arvan, et nooremeistri tiitli uuesti koju viimine on suhteliselt lähedal, kuid ma ei lähe mütsiga lööma. Kallid finalistid, olete te valmis? Jaa! Olen valmis tasavägiseks võistluseks. Aga siis alustamegi finaalvooruga. Ma arvan, läheb natuke raskes ikkagi sellepärast, et see on finaal. Ja alustame finaalülesandega, milleks on kauba komplekteerimine, pakkimine ja väljastamine. Ülesandeks on aega 20 minutit. Palju edu! Tegelikult ma lähen selles üsna hea tundega sisse, sest komplekteerimist ma ei nii palju teinud lihtsalt, et see on nagu üsna loomulik asi, tuleb juba nagu lihtsalt iseenesest. Kuna algselt jäin jänni ajatajuga, siis siiani on kartus sees, et aeg võib liialt kiiresti otsa saada ja ei pane tähele. Et kindlasti üritan kiirelt, kuid samal ajal täpselt ära teha kõik. Finaalülesandes peavad võistlejad kõigepealt arvutist välja printima 8 tellimust, mis on erineva kogusega, erinevate toodetega. Need siis ära pakendama vastavalt nõutud tingimustele ja panema peale transpordietiketi, lisama ka saatelehe ja kui kõik 8 pakki on ära pakendatud, tuleb see alus viia väljastusalale. See ei ole midagi erilist. See ongi laotöötaja igapäevaelu, eriti kui ta töötab komplekteerijana. Kindlasti annan endast parima ja saame näha, kuidas läheb. No proovin hakkama ja loodan, et saan titli. Minu nimi on Mihhailo, ma olen 17 aastat vana, mina elan Tallinnas. Vaba ajal jalutan ja mängin jalgpallis sõbradega, käin trennis taekwondo. Ma otsustan suvel, kas ma lähen edasi õppima 1 aasta 5 tasele. Kui ma lõpetan, ma saan 4 tase ja tahan minna 5 tase, see on logistik. Konkurendid on kindlasti jätkuvalt väga tugevad. Tuleb tasavägine Madin, kuid loodan siiski tiitli koju viia. Mina olen Martin, 19-aastane, tulen Rakverest. Vabal ajal meeldib mulle autodega tegeleda. Sõidame sõpradega koos ringi, naudime lihtsalt nooruspõlve. Täna töötan juba ühes transpordiettevõttes logistikuna. Plaan on hetkel jätkata samas ettevõttes, kolleegid on toredad ja mõistvad. Anti võimalus teha kooli kõrvalt tööd, kasutan seda hea meelega. No ma arvan, et Martin on tugev, ta saab anda konkuratsioon. Karmen, no ma ei tea. Minu nimi on Karmen, ma olen 19 ja ma olen pärit Tartust. Vabal ajal ma käin jõusaalis, ma olen raamatuid, mulle meeldib sõpradega väljas käia, ma olen sotsiaalne inimene ja väga meeldib oma perega aega veeta. Kui kool saab läbi, tahan ma minna tööle logistiku erialale, algusest töötada Eestis, kuid pärast loodetavasti välismaale. Võtsin rahulikult,
ei tormanud, üritasin töö kvaliteeti hoida kõrgel. Printisin alguses kõik lehed välja, mille alusel tuli siis kaup komplekteerida. Vaatasin jooksvalt, mida ma siis üldse nagu hakkan komplekteerima üldse nende põhjal, et ma kõiki nagunii ei jõua ära pakendada. Kontrollisin kuupäevasid, et oleks kõige varasemalt riknevad kaubad esimesena välja minemas. Võtsin 4 tellimust, komplekteerisin kõik ära, jõudsin pakkimisala juurde. Hakkasin need pakendama, siis vaatan, et igal tellimusel jäi kastis nagu liiga palju ruumi, nii et natuke sellega läks halvasti. Ma oleks võinud kasti suuruseid paremini valida, et ei jääks nii palju vaba ruumi ja me peaks kasutama nii palju täitematerjali. Oma 4, mis ma komplekteerisin, jõudsime ainult 3 pakendada, aga õnneks ma jõudsin kõik ilusti väljastusalale viia ja sildid külge panna. Nii et vähemalt ma sain lõpetatud selle, ilma et ma jääksin nagu aja hätta. Oleks võinud paremini minna. Aega jäi taaskord minu jaoks puudu. Et võtsin rahulikult, ei tahtnud liialt kiirustada, selle tagajärjel mingeid vigu teha. Pigem jõudsin vähe tehtud, pooled sain pakitud, pooled jäid pakkimata, aga loodan, et korralikult. Ma sain 4 karbi teha, see tuleb väga hea. Aga ma arvasin, et võib natuke rohkem tellimusi, saad 20 minti rohkem teha kuni 4. Muidu ma arvan, et läks hästi. Ma arvan, et praegune finaaltöö ei olnud piisav, et oma tiitlit kaitsta. No nii, võtame kokku finaalvõistluse. Oli näha erinevaid lahendusviise ja erinevaid õpetamismeetodeid, et kuidas on neile seda tehnikat selgeks tehtud, aga kindlasti on siin arenemisruumi. Kuulamisega on meie võistlejatel probleem, et kui sellest oleks ka midagi meelde jätnud, siis oleks võib-olla ülesanne kulgenud veelgi edukamalt. No positiivne on see, minu meelest 2/3 olid ikkagi üsna süstemaatilised. Et võeti asja mingi kindla plaaniga ja mindi tehti. Ma arvan, et ma täitsa võin olla järgmine noormeister, sest mul läks enda arust väga hästi see viimane ülesanne. Jätkuvalt oli kõige suuremaks probleemiks meie võistlejatele aeg, ehk siis kell. Ma arvan, et teise koht kindlasti minu. Ma arvan, et siit need 3 kõik võiksid tööd leida logistikasektoris ja laonduses. Natuke veel punnitada ja õppida ja on varsti väga head laaspetsialistid. Ma oleksin väga üllatunud, kui juhtub nii, et taaskord võidan noormeistri. Kohtunikud on finalistid ära hinnanud ning kohe saamegi teada, kes saab sel aastal laotöötajate nooreks meistriks. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale Eesti parimad noored laotöötajad. Martin Rakvere ametikoolist, Karmen Järvamaa rakenduslikust kolledžist ja Mihhailo Tallinna tööstushariduskeskusest. Finalistid näitasid võistlusülesannetes, et kõik on oma töös täpsed, kiired ja asjatundlikud. Nad kõik vääriksid nooremeistri tiitlid ja nende kutseõpetajad tunnevad kindlasti nende üle suurt uhkust. Aitäh kutseõpetajatele! Võitja väljakuulutamiseks palun lavale võistluse peakohtunik Kaisa Lumiste ja toetajate esindaja NG Logistiksi juht Maarjo Kõiv. Nooremeistri tiitli saab täna see võistleja, kes kogus põhivooru ja finaalülesande peale kõige rohkem punkte. Võistluse peakohtunik Kaisa Lumiste, kes on siis laotöötajate noormeister? Ülesanded näitasid laotöötaja igapäevaelu ja pakkusid võistlejatele pinget. Otsustavaks sai korrektsus, täpsus ja hea aja planeerimine. Ja võitja on Karmen Ipsberg. Palju õnne kõigile finalistidele. Martin, sina saavutasid teise koha. Mihhailo, sina tulid 3. kohale. Ja palun eriti suur aplaus uuele noorele meistrile Karmenile.
Karmen, sinu käes on see karikas. Kui uhke sa oled ja kui väga sa seda ootasid? Ma olen ikka väga uhke. Tegelikult ma ei kahtlustanud ühtegi hetkeks, et ma ei saa sellega hakkama, aga ikkagi see, et tegelikult ka sain hakkama sellega. Väga õige ja palju-palju õnne veel kord. Teeme suure aplausi. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja auhinnakarika. Esikolmikule on auhinnad välja pannud Haridus- ja Noorteamet, Palmerk Estonia, Škoda Eesti, Coop Järva, NG Logistics ja Euronics. Toetajate esindaja Maarja Köiv, mida te soovite meie värskele võitjale? Kindlasti sihikindlust, eesmärkide poole püütlemist ja nagu ikka, et peras pera tastra, et läbi raskuste tähtede poole, et eesmärgid tulebki täita. Aitäh! Ja suur kummardus kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus sirguvad tulevased noored meistrid. Järgmisel nädalal suundume Lõuna-Eestisse. Tartu rakenduslikus kolledžis näitavad oma oskuseid puhastusteeninduse eriala õpilased. Neist parim saab muidugi noore meistri tiitli. Kohtumiseni! Keegi otsustas selle kohvise maja ajada. See kõlab nagu mina. Teadlik puhastamine on tegelikult nagu hästi oluline selleks, et me oleks terved. Nüüd hakkame õõruma. Ära õõru, pühi. Ühe korra elus olen ma löönud kodu nii läikima ja see oli viga. Täitsa lõpp. No mehed, mida te teete? Mis asi see on? See tähendab seda, et sa tegid valesti. Ma sain aru, jah. Ta on kõige vajalikum amet tegelikult. Mustuses ei saa mitte üks inimene elada.